appi, mu mees armastab mind, on meie konverentsi pealkiri. Meil on nüüd paneeldiskussioon. Mul on hea meel siia ette paluda meie Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir, endine riigikontrolör Mihkel Oviir, Eesti Evangeelse Luteri Kiriku peapiiskop Urmas Viilma koos oma abikaasa Egle Viilmaga. Nii et palun, tulge siia. Meie diskussiooni pealkirjaks on Miks Eesti naine ei tea, et mees temast hoolib. Need on sellised mugavad lunchitoolid, nagu oleks kuskil mugavas kohvikus. Miks Eesti naine ei tea, et mees temast hoolib? Kui ma nüüd kohe, see on selline, ütleme natuke kollane küsimus, kui aeg-ajalt loed selliseid pealkirju, kus üritatakse midagi väita või ümber lükata, aga ma alustan sellise küsimusega, miks Eesti naine ei tea, et mees temast hoolib. Me nüüd sunduslikult justkui eeldame, et ei tea, et teie mees temast hoolib, kui ma sellise küsimuse õhku vistan, mida teie vastaksite? Eelkõige me alustame daamidest ja siis me liigume edasi härraste peale. Ma pean tunnistama, et ma olen järelikult täiesti vale inimene, kelle käest seda küsida, sest ma küsiks kohe vastu, et ei tea või. Mina küll tean. Ja võib-olla selle tänase meie selle diskussiooni käigus me tõdeme, aga iseenda peresuhtele või paarisuhtele mõeldes, siis kindlasti ma ei saa nõustuda selle väitega, et ei tea. Kui vaadates teisest vaatevinklist selle küsimuse peale, eriti viimasel paarikümnel ja natukene rohkemal aastal, on ilmunud väga palju kauneid armastusraamatuid, mis on meie emotsioonid, ma mõtlen tütarlaste emotsioonid, viinud kõrgele, oodatakse, et tuleb valgel hobusel, põlvitab 10-kraadise briljandi ja nii edasi ja nii edasi. Me loodame või paljud loodavad armastuses üks lilleaeda, aga igapäevaelu ei ole lilleaed. On lilled ka, aga kooselu on töö ja kohustused vastastikku. Ei saa olla ainult seda, et sa loodad, et mees sulle midagi annab ja kui ta ei anna, siis ta ei armasta mind. Võib-olla läheneda ka selliselt sellele küsimusele. Ehk et ootused on olnud liiga suured, ei ole realistlikud. Meie ühiskond siis on asjad... Liiga, mitte suured ei ole vast õige, vaid liiga värvilised. Milline see reaalne Eesti inimese elu ootus on? Kust maalt see kruvitakse üle võlli ja kust maalt on siuke reaalsus? Kas me kuidagi saame üldistada? No kas juba see, et täna selline seminar on, mis avab seda teemat taas kord ja ma arvan, et see ei jää ka viimaseks korraks. Me räägime perest, peresuhetest, vastutusest, kohustusest ja see kõik ongi kokku üks armastuse kera. Härrased, kui ma selle sama esimese küsimuse taas õhku viskan, et miks siis Eesti naine ei tea, et mees temast hoolib, mis tundeid mõtteid see tekitab. Miks oli just, kui oleks meid natuke ründab meid mehi, et miks selline püstitus? Ma tahaksin teha ühe sammu tagasi. Siin oli jutt sellest, et meil sõna või mõiste armastus on devalveerunud. Ma tahan öelda, et ilmselt ei ole meil teist taolist mõistet, mida nii mitmetähenduslikult kasutatakse. Kui me ütleme seda, et ma armastan hommikul magada, täitsa tavaline mõiste kasutus. Ma armastan kaerahelbe putru. Ma armastan Bachi või Pärti, aga mina armastan hoopis näiteks Beatleid. Tähendab, see on hästi mitmetähenduslikult ja me peame alati selles mõttes selle objekti väga kindlalt ära määratlema, sest see on sõna armastuse tohuvabohu, mida igal pool kasutatakse. Seda enam, et kui sa vaatad
ka siin on armastuse alaliigid, armastus naise vastu, armastus laste vastu ja mis kõige huvitavam, mina viimasel ajal analüüsin seda, et milline on armastus lastelaste vastu, mille poolest erineb armastus laste ja lastelaste puhul. Ja uskuge mind, see on minule on ta täiesti erinev, tähendab niisugune nähtus. Järelikult me peaksime alati, kui me ütleme, et nüüd on kui armastus naise vastu, mille poolest ühesõnaga tema erineb nüüd teistest armastuse objektideks. See on nagu kõigepealt. Teiseks, siin hakkas peale, me oleme midagi kaasa toonud. Me oleme näiteks see põlvkond, ütleme minu vanused, kellel on see perekonna elust hoopis tagurpidi, ütleme niisugune suhe, nägemus ehk õigem nii-öelda läbielamine. Mina olin 2-aastane, kui isa viidi Siberisse, ma olin siis vanaema ja vanaisa juures, siis tuldi järgi, viidi vanaema ka Siberisse, vanaisa oli metsas tol ajal, nii et see pereelu nagu niisugust, nagu me praegu räägime, niisugust ilusat, puhas, traditsioonilist pereelu, isa, ema, ja lapsed, seda on meie põlvkond suhteliselt vähe tunnetanud ja see annab kindlasti tunda ja see annab ka tunda minu arvates seda ka meie järglastele. Ei ole mõeldav, et on ühes momendis järk, kui me tõmbame piiri vahel, et me oleme hoopis teistsugused, nagu me oleme. Ja lõpuks see, vaadake, on alati saatja ja vastuvõtja, see mees ja naine peavad olema ühel lainel. Ei ole vaja seda, et kogu aeg öelda, et tead, et ma armastan sind. Naine peab tunnetama seda, et mees teda tõesti armastab, saad aru, peab olema see see vastuvõtt, ka see unakoorimise ajal. Nii et see on mõned väikesed remargid selle teema kohta. Kahjuks see mõne. Kui nüüd, see nagu ei mitte hästi millest hargnema minna, aga ma tean, et eesti keel võib-olla tõesti selles mõttes, kui me räägime, et me arvastame Pärt, me arvastame Piitet, Atra, see oli Kaarahelbe. Kaarahelbe. Ja et siis ma tean, et vähemalt selles keeles, milles mõned alttekstid on kirjutatud, see armastuse väljendus on laiem, sa saad erinevat viisi oma armastust erinevate asjade kohta kirjeldada. Kuidas, kas seda saab kuidagi lahti sõnastada, Urmas, ma küsin? Selle armastuse väljendamist erinevate nii abikaasa kui siis, ma ei tea, Tatra, mis see oli, Kaarahelme, vabandust. Siin on muidugi ju väga palju neid mõtteid juba avaldatud, millega saab nõus olla. See samal lainepikkusel olemine või ootused ja vastused, aga tuues nüüd ka eelkõnelejatega väikseid paralleele, siis ja tulles näiteks spordi juurde, siis mulle tundub, et vahel astutakse suhtesse kui lühidistantsi läbimisse, mitte maratoni läbimisse. Ehk siis tegelikult on püsisuhe või abielu ikkagi üks pikk distants ja see on see maraton. See on see, kus vahel tuleb tõepoolest korraks peatuda, et võtta lonks jooki, aga sa tead, et see distants tuleb läbida. Ja paarid, kes on tulnud ka minu juurde sooviga, et nad tahavad oma abielu sõlmida kirikus ja laulatada, siis ma olen ka nendega alati eelnevalt vestelnud mitmeidki kordi ja püüdnud selgeks teha, et millise distantsi peale nad on asumas ja kui palju seal on nüüd seda romantikat, ehk siis needsamad ootused, millele ka proua Oviir viitas, lähtuvalt just sellisest võib-olla romantilisest kirjandusest, mis loob teatud pildi ja kui palju on seal tahet ja otsusekindlust. Ma olen alati öelnud paaridele, kes tulevad selle sooviga, et
või küsinud neilt, et kas te saate aru, millisele küsimusele te jah vastate altari ees. Et teilt ei küsita mitte seda, kas te juba armastate teineteist või kas te olete armunud, vaid teilt küsitakse, kas te tahate. Kas te tahate teineteist armastada, kas te tahate jääda teineteisele truuks läbi erinevate eluperioodide, läbi rõõmude, läbi kannatuste ja tõepoolest, nii nagu pastor Remmelgi siin ütles, selle jah sõna peale tuleb see kinnitav suudlus, ehk siis see kinnitab seda truudust ja tahet, see on teatud mõttes nagu otsus, see kõlab nii ebaromantiliselt, aga armastus on paljuski otsus. Seesama nagu me ka kuulsime pastor Remmelilt, et ta otsustas juba 4-15-aastasena, et ta ei asu suhtesse kellegagi või ta ei lähe ühegi suhtega kaugemale, kui ta ei ole enne veendunud, et see on see inimene, kellega ta tahab elada kuni oma elu lõpuni. Ja selle koha pealt oli mul endal umbes samasugune kogemus, umbes samas vanuses ja samasugune otsus ja täna ma ei ole seda otsust kahetsenud. Aga see nüüd ei tähenda, et seal puuduks see romantika, loomulikult on seal ka romantika, aga me vahel, nagu siin ka sellest nähtud videolõigust või ka Anna Levandi jutust välja tuli, et armastus ja see romantika võib peituda vahel tillukestes pisiasjades, käest kinni hoidmises, hommikul väikesest tervitusmusist või kohtumisel samuti väikesest embamisest. Ja see on ka nagu vastupidavussport, et kui sa teed seda iga päev, siis sa hoiad seda kogu aeg elus ja kui ühel päeval jääb tegemata, siis tekib küsimus, et mis nüüd lahti on. Et kas midagi on läinud valesti, et miks täna hommikul ei ole seda tere hommikut musi või miks ta täna nüüd enam ei hoia minu käest kinni. Et see on ka vastupidavus, ehk siis suhtesse minnes asutakse ikkagi ühiselt teekonnale ja see on ikkagi, see on vastupidavussport ja seda peab jaguma väga pikaks ajaks elu lõpuni, kuniks surm lahutab. Vastupidavussport, see on mõnus, ma olen 2 korda jooksnud läbi maratoni ja ma ei suuda kirjeldada, milline kaif on seal lõpus, kui sa sealt finišis oled, siis oled küll väsinud, vaevatud, aga see rõõm saavutatud tulemusest on niivõrd palju suurem ja see kehakeemia, mis tööle hakkab. Kas ma kuulen ütlemas seda, et me praeguses hetkes Eesti ühiskonnas, kus me oleme, see on liiga üles kruvitud, see armastuse nii-öelda soov või tahtmine, me ei pane tähele oma igapäevase tegevusi. Egle, kuidas te tõlgendate seda, et Urmas armastab? Millest ta on näha? Kas mees istutab kõige hommikul roose või kuidas te tajute seda? Hekki istutab. Hekki istutab hommikul, teil on palju hekkis. Et need on need samad pisiasjad, et kui nalja visata, siis ta tegelikult just äsja avaldas armastust mulle, sest ta ütles, et ta ei ole kahetsenud seda valikut, mis ta tegi. Ja see ongi see sama, et kas me ootame siis nii nagu võib-olla, ma ei tea, Itaalias või Ladina-Ameerikas eebiooperites, kus kogu aeg öeldaksegi, nii nagu me tummfilmis nägime seda, et ma armastan sind, et liiga palju seda meie peres ei ole ja ma arvan, et see ei oleks ka kuidagi, see ei ole ka minu ootus, et see armastuse avaldamine ongi täpselt seesama, nagu ta ütles, hommikune musi või hoolimine, helistamine, et ma jään täna kauemaks või vastupidi, et ma nüüd hakkan töölt tulema või tõepoolest iga päev läbilaskmine oma ühistes jutuajamistes, et kuidas on läinud päev, kaasa mõtlemine. Ma pean tunnistama, et ega ma alati võib-olla paljudest asjadest aru ei saa, mida ta räägib oma töövaldkonnas, aga see on samamoodi nagu usaldusega käsikäes ja samamoodi mina räägin, kuidas minul koolitöös on läinud ja need on pisiasjad. On küll see tõepoolest, et mõned tööd ta teeb minu eest ära
teades, et siis on võib-olla mul aega rohkem puhata näiteks või koos midagi ka energiat koos perega ette võtta, et need kindlasti ei ole ülevoolavad sõnad, mida on ka parasjagu, aga need on pisikesed märguanded või seesama käest kinni hoidmine, et mulle sobivad need väga hästi. Kas see on selline ridade vahelt lugemine või see tahaks nagu veel midagi või see on niisugune, et mulle sellest piisab? Ei, need reavahed on juba ka selle 20 aastaga võib-olla selles mõttes läinud nagu nii piisavalt laiaks, et ma ei pea neid otsima sealt, et ma tõesti taban ära, et see ongi tema märk sellest, et ta nüüd hoolib, armastab, mõtleb mulle, et ma ei pea otsima, et sellist köögisituatsiooni nagu ei pea väga tihti olema. Tohin ma selle köögisituatsiooni kohta siiski lisada, et mulle väga meeldis see filmilõik. Esiteks ta lõhkus teatud selliseid stereotüüpseid arusaamu, et mehed ei väljenda oma armastust, aga nagu me kõik võisime tõdeda, siis tegelikult see naine ju avaldas vastuarmastust. Talle tegelikult ju meeldis see, et see mees oli seal tema külge klammerdunud nagu mesilane lille peal ja see oli teatud mõttes nagu vastus. Ehk siis ma arvan, nad vägagi vastastikku avaldasid armastust ja see ongi nüüd, seda võib-olla kõrvaltvaataja alati ei märka, aga kaks inimest, kes on koos olnud pikka aega, suudavad kõneleda selles keeles, mida kõrvaltvaatajad ei pruugi üldse aru saadagi. Ja see võib olla nii maine pealt vaadates või nii tavapärane suhtlemistasand või isegi kummaline, aga armastajad tunnevad selle ära. Konverents on mõningas mõttes ajendatud sellest samast uuringust, millele ma alguses refereerisin, siis Tartu Ülikooli juures tehtud uuring, kus Eesti mees tegelikult tahab kõige rohkem ja vajab kõige rohkem armastust, aga see justkui ei väljendu. Justkui oleksid käärid, et ühiskonnapildis see ei väljendu, aga Eesti mees ta ometigi tahab. Kui nüüd seda pilti nagu üldisemalt vaadata, siis kus see lõhe on? Mis me võiksime või peaksime muutma näiteks, et ei peaks nii palju pärast ridade vahelt lugema? Ma ütleksin paar sõna. Muidugi, palun. Tähendab, nüüd me jõuame traditsioonilistesse soorollidesse, eks? Soorollide järgi on see, et mees avaldab naisele armastust, naine on see passiivne vastuvõtja. Aga minul see uuringutes on see huvitav, vastupidi, kui öeldakse, et ka mees vajab armastust, et naine võiks rohkem ja rohkem avaldada armastust mehele, öelda, et issand, küll ma armastan sind, küll sa oled kallis, küll sa oled tore, küll sa oled töökas, küll sa koorid ja teed söök ja nii edasi, mis on tegelikult tõde. Me oleme siiamaani nende samade soorollide kötkes väga kinni, et selles suhtes on, ütleme, mees aktiivne pool ja naine passiivne pool, aga uskuge, väga paljud mehed ootavad seda, et see oleks vastupidi. Ütle, mis sa nüüd mõtled? Ma näen, et mehed plaksutasid kõige rohkem. Kui me kodus vaidleme, siis soolise võrdõiguslikkuse teemal muud nüüd. Ja see oli tema provokatsioon, mida ta nüüd siin suur saali ees tõi. Loomulikult ootab nii naine õrnu sõnu, aga ma ei tea, kuidas on paljude teistega, aga kui mulle nii külge klammerdatud on, siis ma seda enam ei usu. Ja ootab ka seda mees. Meie oleme Mihkliga elanud kauem koos kui eraldi. Ja see, mismoodi me elame, ongi meie elu, mida me ise oleme loonud. Ja et me koos oleme, järelikult ma olen rahul selle eluga. Mis minule meeldib, et ma saan Mihklile alati toetuda. Ja rääkides, kas või Naisliidus või mõnes muus situatsioonis nendel teemadel, mis naistele meeldib, on see, et sa võid oma mehe peal olla kindel. Kindel mitte ainult selles, et ta sul truu on, see niikuinii, aga kindel selles, et ta toetab sind, ta aitab sind ja mina lisaks siia juurde, minule meeldib, et mees on minust targem.
mitte et mina panen vaod paika, vaid et ma olen nõus teatud juhtudel mehe poolt sätituga. Mu eelnev pikk aeg on möödunud poliitikas, kus on olnud igasuguseid situatsioone. Vahest tahaks käed tõsta ülesse ja karjuda. No seda kollane ajakirjandus võib-olla ootakski. Lähed koju, oled õnnetu, räägid, ta patsutab sulle õlale, ütleb, kuule, pole ju nii hull. Oleks võinud ju palju hullem olla. Võt niimoodi ütleb armastav inimene. Ja siis hakkad mõtlema, et polegi ju nii hull. Mis seal siis ikka? See oli minu väike probleem. Selge see, et emotsioonina elad enda probleeme suuremana üle, kui nad on. Nii et me naised tahame meestelt mitte ainult lilli ja käehoidmist, vaid tahame tuge, et me tunneme, et nad on meie kõrval, kui meil on seda vaja ja vaja on tegelikult iga päev. Ja minule väga meeldib, et sa ei pane mind rohima, sest ma vihkan rohimist. Ma olen kõikide muude majatöödega valmis tegema. Rohida ma ei taha. Jah, minul on ka rasked mälestused sellest, kuidas pidi väiksena tigusi aias korjama ja rohima. Peenrid. Kui me üldistame, teoritiseerime, mida saaks kirik teha selle sõnumiga, et mehe ja naise vaheline suhe oleks kuidagi mõistetav, et räägiksid rohkem ühisest keelt ja mida me poliitikast saame teha, me alustame Urmasega. Meile eestlastele on hirmus armas vabadus iseenesest ja mulle tundub, et me vahel arvame, et vabadus tähendab nagu täielikku piiride puudumist. Kui ei ole kehtestatud piire või reegleid, siis peab inimene ise suutma neid seada või siis mingi grupp suutma neid seada või siis perekond, kui üks väikene ühiskonnamudel seab ise oma reeglid ja piirid või siis ka paari suhtes seatakse need piirid. Nüüd, kui sa küsid, mida kirik saab teha, eks võib-olla kirik saab meelde tuletada, et see vabadus ei ole absoluutne ja totaalne, vaid väline vabadus sunnib meid seadma ise oma piire. Ja kui me räägime suhetest, siis me näeme, et see vabaduse sõnum on tungimas ka sellesse sfääri, ka siis nii-öelda inimsuhete sfääri ja sellest on saamas omamoodi trend, et kõik on, absoluutselt kõik on lubatud, me oleme vabad tulema ja minema iga kell ja minu meelest see lõhub ühiskonda ja lõhub seda sama turvatunnet, millest ka proua Viir kõneles, mida mitte ainult naised ei vaja, vaid ka mehed vajavad. Ehk siis meie asi on meelde tuletada, et kui ei järgita teatud, on need siis mõne grupi reeglid või on see siis ka kirikus tõeks peetavad teatud väärtuspiirid või raamid, siis peavad inimesed need ise looma. Kui neid ei looda, kui neid kokku ei lepita, siis tõenäoliselt ollakse suhtes, mis on ebakindel. Võib-olla seda me saame teha või peaksime tegema. Ise küsimus on, kas me seda suudame ja kas meid kuulda võetakse või kas me oskame ise kommunikeerida seda piisava selgusega, et see on oluline. Et vabadus on siiski selline mõiste, mis vajab siis sisemiselt igaühe enese suuremat kontrolli või enesekontrolli enam kui võib-olla mõnes muus ühiskonnas, kus siis nagu riik kõik asjad ära reguleerib. Et see on sellise iseregulatsiooni küsimus ja see iseregulatsioon tuleb sinu eetilistest või ka muudest tõekspidamistest, aga kui neid ei ole, kui inimene neid ei ole endale leidnud, siis on muidugi probleem. See läks natukene filosoofiliseks, aga ehk kõlbab vastuseks. Ühesõnaga anda teada, et mida kirik saab teha, kirik loomulikult ju õpetab ikka seda, mida piibel ütleb, ja räägib selgelt
seda keelt, et on traditsioonilised pereväärtused, on elukestev suhe, meil räägitakse muudest elukestvatest asjadest, aga abielu on elukestev suhe ja see on see, mis tagab õnneliku perekonnaelu, aga vahel ju ka kristlikud pered lagunevad. Me peame alati minema nagu sellesse punkti, millele põhinedes suhe algas, kuidas see suhe loodi, kas sellega kiirustati, võeti selleks aega, kas lepiti teatud asjad kokku enne või lasti juhusel kujundada suhet. Ja ma arvan, et see on ka üks moment, kus võib-olla suhtesse kiirustatakse, ilma et tehakse kas või enese jaoks selliseid otsuseid, mida pastor Remmel ütles, et ta oli enese jaoks seadnud endale need normid, millest ta lähtub ja nagu me näeme ja tõdesime, on see olnud õige ja elu oli õnnelik koos abikaasa. Kui Urmas ütles, et mees vajab ka turvatunnet, kas te olete kuidagi seda kogenud või tajunud, et temal on vaja teiepoolset turvatunnet, kui teatavasti kas või siis stereotüüpselt naine vajab tunnet, et mees on tugev, mees on olemas, ei lähe ula peale, vaid on sinu kõrval. Kuidas see vastupidi selline tajumine võiks olla? Me oleme küll hästi palju omavahel rääkinud, aga me ei ole ära defineerinud, milline on Urmase turvatunne. No, kelle õla najal ma ikka nutan, eks ole. No just, et sa vastasid kuhu praegu sellel mehel minna on? Et sa vastasid minu eest, et ju need on jällegi ikkagi, nagu siin eelpoolgi oli jutuks, et mees samamoodi, et tal on vaja tulla koju ja öelda, et kõik on hukas ja siis räägib ja saab aru, et tegelikult ei ole midagi hullu või kokkulepetest kinnipidamine või pisiasjad, need võivad olla stereotüüpsed, aga tõesti, et on soe toit või pesu puhas või mis tahes, et need on sellised pisikillukesed, et teatud asjades võib-olla ei lepitagi kokku, aga need on kujunenud. Aga kindlasti just seesama, mida Urmas isegi vastas, et tal on ka see koht, kus heas mõttes ennast välja elada, aga oma rõõme jagada, ja kes see kõige paremini ikka mõistab kui oma pere ja oma kodu. Kui nüüd riik võiks anda siis selle tunde, et kahe inimese vahel, kes koos on ja kes armastavad abielud, et seal peaks olema mingid piirid ja reeglid, see on vabatahtlik meil endale vastu võtta, täna ka ühiskond seda nii väga võib-olla ei taha sellisel kujul kuulda, nagu seda võib-olla mõned aegad tagasi kiriklikult öeldi, siis mida poliitilisel tasandil saab ära teha, et mees tajuks ja tunneks, kui siin üldistada, et tajuks ja tunneks ka seda armastust, tajuks ja tunneks seda, et see kommunikeerimine ei jääks kuidagi puudulikuks, kas me saaksime midagi teha, midagi muuta või see on ühiskondlik kujunemine rohkem? No ma arvan, et siin on väga palju siiski ühiskonnal teha. Me räägime traditsioonilisest abielust, aga missugune on täna traditsiooniline abielu? Kui palju meil kasvatavad naised üksi lapsi või kasvatatakse küll koos olemata abielus? Ja teinekord, kui televiisorist selliseid lugusid näed, siis 10 aastat, 15 aastat koos abiellunud ei olda. Kui ollakse koos ja koos, kasvatatakse lapsi, neid toetatakse, teineteist armastatakse, hea küll. Naisena võin ma öelda siiski, et naine vajab sellises situatsioonis abielu, sest see annab talle turvatunde. See, et me ütleme, et tempel ei loe, mis meil muud üle jääb, kui mees templit ei paku. Sa ei lähe ju maailmale kuulutama, et näed, olukord on nii. Kohe tuleb emadepäev. Emadepäeva hakati ju tähistama tänuks emale. Tema tööle, tema armastusele, aga ema ei ole ilma isata. Lapsed ilma ema ja isata ei ole, neid ei saa olla. 18 aastat tagasi hakkas Naisliit omistama aasta ema tiitlit just sellel põhjusel, et tõsta ülesse abielu tähtsust,
näidata kohustuste, vastutuse, armastuse, õiguste koosmõju, kui tähtis see on perele, lastele, mehele ja naisele iseendale. 20 aastat tagasi, mäletate, olid meie ilusad värvilised ajakirjad, eriti nende kaaned, täis pilte, kus keskiga ületav mees abiellus tütrevanuse, kas abiellus, aga oli loonud suhte tütrevanuse naisega. Seda võeti kui niisugust normaalset, vaata kui ilus kleit ja kui tore sest muidu ei oleks ostetud neid ajakirju, muidu ei oleks ju seda trükitud. Ja võt see hakkas meil naistele vastu. Täna on seda vähem. Peaaegu enam ei ole sellist kiitust. Ma ei ütleks, et siin on nüüd selle sammu ainu tulemus, kuid meie mõttemaailma muutumine käibki samm ühelt, samm teiselt, samm kolmandalt ja lõpuks me näeme, et see, mis oli eile, ei ole normaalne. Ühiskondlik. Aga siis see väikseid me ei muuta. Seadusega ei muuda, jah, liikluseeskirju võib, nüüd siit lähed üle ja nii edasi. Aga nüüd suhtes armastuse poolt ei ole võimalik seadusega muuta. Seadusega on võimalik muuta reegleid, kuidas vormistatakse ja nii edasi, aga mitte emotsionaalset tasandit ei saa seadusega muuta. Kas kellelgi on küsimusi? Meil on paneeldiskussioon käimas, kas keegi tahab pärida midagi? Jah, ma näen ühte kätt seal, ma toimetan mikrofoni ka sinna poole, siis et meil eetriks asi. Tervist, Herman Pillistorest olen. See küsimus on üsna isiklikult ajendatud, ei ole nii avalik amet ja positsioon kui teil on olnud või siit edasi veel pikalt on. Aga kuidas see armastus püsib sellises klaasmajast elus, kus väline surve on tihti väga-väga suur ja vaadataksegi eeskuju peale, siis vaadatakse vigade peale ja kõik muu, et kuidas jääda nii-öelda selles avalikus ruumis siiski püsima paari suhtes? Te elate klaasist majas. Kõigepealt see mõiste, see klaasist maja, ega ta ei ole nii klaasist maja ja ega need surved ei ole ju ka nii suured. Me tihti, ühte või teist nähtust kipume vaatama läbi mingisuguse erilise prisma. Kui loetakse, ütleme seal avalik elu tegelast, et igat sammu seal kuskil ajakirjanduses tõlgendatakse nii ja teistmoodi, see toob kaasa mõne avaliku elu tegelase mingisugused sammud, mis leiavad kajastust raadios, televisioonis ja igal pool. Ma küll ei tunne, et see, ütleme, et seal meie peres mingil määral see avalikkuse tähelepanu või surve, ütleme seal midagi mõjutab. Eks ta natukene ikka mõjutab, kui kuskil öeldakse, et näete, et Siiri Oviir oli niisugune kleit seljas ja nii edasi. See mõjutab. Meesterahvas on selles mõttes ka privilegeeritud seisuses. Tal on üks frakk 50 aasta peale kogu lugu, peaasi, et ta veel selga mahub, see on see põhiline. Nii et mina ei tunne, ma ise arvan, et võib-olla kuskil külakogukonnas või on ükstaskõik mis inimene, eriti on näiteks kirikuõpetaja, hoopis suurema tähelepanu all, kui seda siin linnaruumis ju tegelikult lahustub kõik need asjad ära. Ja see on üks. Teine, mis mul on alati see südamel, et kui palju me räägime ideaalsest maailmast, ideaalsest mudelist, ideaalsetest suhetest ja reaalsest maailmast, reaalsetest suhetest, kuhu areneb üldse Eesti perekond, Eesti abielu, Eesti lapsed, ütleme seal lähema 10-20 aasta jooksul. Nad on
viimase 20-30 aasta jooksul kohutavalt on see arenenud, ka see perekond on teistsugune, mis siin on mingil määral nagu niisugune ideaalse perekonna mudel, me räägime, kui head ja tublid me kõik seal oleme ja nii edasi, aga me peame, kui me statistikat vaatame, on väga palju, on midagi teistmoodi. Ja ma mõtlesin ja tahtsin öelda ka seda, et tead siin, ma oleks isegi valmis sinu poolt presidendi valimisel hääletama tänu sinu abikaasale, temast ma võin vähemalt kindel olla. Aitäh! Ma lisaksin selle klaasist maja kohta, et meie oleme tõepoolest elanud ka sellisest nii-öelda klaasist majas keset külakogukonda pastoraadis või kirikumõisas, mis asuski tõepoolest keset küla. Aga kui sa elad oma elu vastavalt sellele, kuidas sa ise kuulutad ja usud, et siis ei ole ka ju probleem siis sellises klaasist majas elada, eks sa pead sellega arvestama. Ja nii ongi. Kui sa algusest peale oled sellega arvestanud, siis sa elad ja sinu elust saab ka kuulutus omamoodi. Et me niimoodi püüame elada. Et selle peale justkui nagu ekstra mõtlema ei pea, kui suhe on algusest peale kujunenud ja kujunemas kogu aeg väärikalt ja ütleme ka siis nii, et see pilt justkui sealt majast väljapoole, mis avaneb, on ka teistele inimestele sobilik, siis ma ei mõtle selle peale, et mida nad nagu näevad. See ongi minu tahe, minu elu ja minu suhe. Et ei ole pidanud küll kunagi mõtlema, et mis teised arvavad. Ja naljaga pooleks, et jah, kui on muresid või probleeme, siis tulebki aeg-ajalt see kardin sellele klaasist majale ka ette tõmmata ja need arusaamatused ära klaarida, mitte siis avalikult musta pesu pesta. Eks tõenäoliselt sellises olukorras lastel on keerulisem ja ka meil, eks iga laps, kes elab ka sellises klaasist majas, teab, et teda võidakse ka, kuidas nüüd öelda, intrigeerida, teda võidakse paluda, sundida, kõnelema asjadest, mida võib-olla ei sobi või mis iganes, et eks sellel lapsel on raske ja see on võib-olla see kõige suurem murekoht, kuidas hoida lapsed eemal sellistest intrigantidest või ka kollasest ajakirjandusest. Appi mu mees armastab mind, Egle ja Siiri, kui ma küsin teie käest, kas teil on olnud mõni elamus, et avastate ka pärast juba tükk aega kestnud kooselu, et appi ta tõesti armastab mind. Ma tean, see on väga ootamatu küsimus, vahel ei taba nagu niimoodi mõelda kohe, aga näiteks selle, et istutab hommikul roose ikka vist armastab. Ega selle peale pärast nii pikka kooselu iga päev ei mõtle, sest see on nagu loomulik, see peabki nii olema. Aga mis on nüüd, kui me mõlemad kodused oleme, kuigi mul on kiirem, kui ma käisin riigitööl, sest seal planeeriti minu eest, nüüd ma pean ise planeerima. Ta on hakanud minule laulma sama laulu, mida ta laulis, kui me lapsed sündisid. See oli mõmmadi. Mul lihtsalt pole rohkem head laulu häält ja ühe laulu ma... Ei, see oli lastele armastuslaul ja see mulle väga meeldib, et ta teeb seda nüüd ka minu peale. Ma olen võib-olla nii ikkagi ebaoriginaalne või ei oska nagu ühtegi näidet tuua, et kui siin enne kõlas väide, siis ma kohe mõtlesin ja arvutasin, et mina võin ka öelda, et ma olen rohkem oma elust olnud koos Urmasega kui üksinda. Siis see tähendab seda, et tõepoolest ei ole, ma ei saa tuua ühte välja. Ma võtan selle appi sealt eest ära ja ütlengi, et minu mees armastab mind ja ma tajun seda iga oma ihu rakuga või siis iga oma päevaga. Siia lisaksime, et see peabki nii olema. Normaalne ju.
ei, see on juba uus, See on meie ju, keda ta see on armastab. uus debatt võib-olla, et mida sõna normaalne tähendab, et ei, ma arvan, et ma ei pea seda normaalseks, selles mõttes normaalne, et see on nagu nii loomulik ja nii tavaline ja noh, ma nagu lepingi olukorraga ja ei, see on väga eriline tunne, kui mu mees armastab mind. Väga meeldiv, väga meeldiv. Jah, ma oskan öelda, et see on eriline tunne, kui naine sind armastab. Aga aitäh, Egle Urmas, Liima Mihkel ja Siiri Oviir. Suur aitäh teile paneeldiskussiooni eest. Meil tuleb kohvipaus, head inimesed.